Okay. Tervist hea kanali jälgija, tellija ja muidu huviline. Imelik on vaadata, kui mind pole praegu pildis, on ju. Okei, ma tulen siis ka pilti. Täna oleme jälle mitme mehega. Seda on mõned korrad varem ka juhtunud. Ja täna ei ole üldse nugadest juttu. Et täna mul on siin hea sõber Kamal. Tervist. Kamal on süüdi selles mõnes mõttes, et ma olen nüüd vist peaaegu 3 aastat Monteki akujaamasid pidanud kasutama. Heas mõttes pidanud kasutama. Jah, me siin panime vist 2 peale kokku, et see on tõesti juba 3 aastat ja, esimestest mudelitest. Et... Midagi sinna kanti jah, nii et ja mina ütlen ausalt, et mina olen nagu Montekiga väga rahule jäänud ja kui nüüd siis Monteki akujaamast veidike üldse rääkida, siis mul on endal praegu 2 esimese põlvkonna akujaama ja nüüd on väljas juba kuskil umbes pool aastat turul saadaval teine generatsioon. Jah, ta meil ütleme eelmise aasta lõpus niimoodi jõudis siis kohale, et see täiesti nii-öelda uus põlvkond Montekeid. Et on juba saanud natuke testimist. Natuke on saanud, jah. Minu käes on ka natuke saanud testimist. Aga enne kui ma nii-öelda oma testimistest üldse hakkan rääkima, võib-olla paljuski ma selles videos niivõrd testimisele ei peatukski, kuivõrd alustaks üldse sellest, et tooks välja nii-öelda 2 generatsiooni erinevuse, sest et ma ju seda esimest põlvkonnal on nii palju kasutanud ja kui seda minu akujaama, mida ma praegu näidata ei saa, mis on kodus, saaksin ma siin kaameras näidata, siis on näha, et ta võiks lugusid rääkida. Kasutusjälgedega. Kasutusjälgedega lugusid, jah. Aga äkki tehnilise poole pealt sina võib-olla valgustaksid, milline see, kui pikk nüüd see samm oli, et esimesest generatsioonist teised, mis need põhilised muutused seal nagu on? Nojah, seal ütleme see nüüd, kui me lähme tehnilisse, siis see nüüd uus põlvkond on sisuliselt esimesest põlvkonnast 2 korda võimsam. Eks kui esimesel X1000 oli inverter oli 1 kilovatt, siis nüüd on 2 kilovatti inverter. Ehk siis nii-öelda topelt väljundvõimsus ja ka siis nüüd akude puhul, et 1 kilovatt-tund on siis muutunud nii-öelda kas siis 8 kilovatt-tunniks, mis on siis liitiumakuga versiooni puhul, või siis on 1,2 kilovatt-tundi, kui on siis nii-öelda raudfosfaataku, et ta on ikkagi suure hüppe teinud aga mis on peamine, et see, mis tema nagu nii-öelda eripära ja tema see nii-öelda eelised olid, et need on õnneks jäänud kõik samaks. On see veekindlus, eks ole, on see põrutuskindlus, väga kvaliteetsed komponendid, ehk siis tal ka näiteks inverteri oma tarve on, ütleme, konkurentidest ikka peajagu üle, et sellised põhiomadused on ikka jätkuvalt nii-öelda samad. Ja mis ma ise tahan välja tuua on ka veel tolmukindlus, sellepärast, et siin suviti ringi sõites ma ju vean oma nii-öelda välivarustus tihti haagises auto järel, mis on küll kaanega, aga kui teame, need pole hermeetilised ja kui sa nüüd, nagu mina sõidan mööda palju siukseid teid, kus asfalt ei ole, siis kõik see, mis on jää järel kärus on, siis see kõik on ühtlase siukse beeži kihi all, nagu minu jakku. Just. Ja see pole talle kordagi nii-öelda mitte midagi lugenud. No täpselt jah, sest ta ikkagi ongi see, et reaalselt kõik nii-öelda klapid, mis lahti käivad, on tihendid vahel. Vee tolmukindluse pärast ongi korkidega pistikud, eks ole, et kõik see, et see on ikkagi üsna unikaalne selles mõttes. Ei tule ette. Ei tule ette, jah, väga palju neid, kui üldse teisi tootjaid, kes sellisel kujul seda nii-öelda akujaama teeks. Rääkimata kogu see nii-öelda kohvri kontseptsioon, eks ole, et sina oled tunda saanud, kui mugav on. Võtadki sangast, eks ole, lükata kuskile vahele või kuda iganes. Ja, selles mõttes on hea mõnus tõesti ühes kohast, et teise panna, võtadki nagu kohvri ja see põrutuskindluse moment ka, et üks asi mul on 2 sellist vägevat maragratti kodus, kes kõike tõmbavad ja tõukavad, on suutnud teda köögilaua pealt maha tõmmata ja küll ta mul on siit-sealt veel alla kukkunud ja ütleme, terve on.
ja et tal ongi see, et nagu meest kaunistavad armid, et siis samamoodi kõik need kriimud-kraamud pigem nagu näitavad, kui eks ma ütlen ausalt, salaja olen noaga mõne tõmmanud ise ka. Nimetähed ka ikka siis, eks ole. Aga üks suur hüpe on veel arengus on see, et esimese põlvkonnal ei olnud ju äppi. Ja täpselt nii, et eks see oligi, surve oli suur, et kuna teistel tootjatel see nii-öelda äpiga sidumine on olemas ja ta on ikkagi, ütleme, teatud stsenaariumites ju äärmiselt mugav, eks ole, et kui ta sul ongi kuskil ära pakitud laua alla, et tahad midagi sisse välja lülitada, vaadata, palju sul akut on, et siis nüüd on Montekel on siis nii-öelda äpp ka olemas ja kusjuures väga hea äpp, et selles mõttes ka jällegi väga tublid olnud, seal on kõik võimalused olemas erinevateks seadistusteks, nii-öelda kõik, mis vaja, et jah, ma olen ise ka märganud seda äppi kasutades, et siukseid peenseadistusi saab seal väga kenasti mugavalt teha. Nüüd ei ole üldse probleemi, et ei jää alla teps mitte mõne teise tootja akujaamale, millel on ka väga head äpid. No täpselt. Täiesti samasse liigasse mängib. Aga pluss on muidugi täpselt tema need nii-öelda off-road omadused. Mis on veel üks areng, mina märkasin, et 3 kilo on raskemaks läinud, nii et tõstes minu füüsiline vorm läheb veel paremaks. Jah, see on nagu siuke paratamatu nii-öelda siis kõrvalnäht, kui sa ikka teed suurema aku, nii-öelda suurema mahtuvusega, siis seal on ikkagi füüsikaseadused kehtivad, et tulevad need lisakilod ka. Sellest pääsu ei ole. Aga selle võrra siis endal need lisakilod kaovad. No jah, just loll olin, et ma vaata ei mõõtnud ja enda ümber mõõtu ennem ära. Enne ja pärast Montekit. Täpselt, jah. Et selles suhtes oleks targem olnud, aga veel üks pull asi on ju, et selles mõttes meil on siin nagu laua peal 2 kohvrit, mis tegelikult alumine on see põhiline akujaam nüüd siis 2 kilovatt-tundi mahuga, aga see siin peal nagu otseselt akujaam enam ei ole. Või kuidas me ta nimetame? Jah, see on nüüd ikkagi lisaaku. See on nüüd lisaaku, et jällegi selle uue põlvkonna nii-öelda erinevus, et kui vanal mudelil lihtsalt oli üks akujaam ja kõik, eks ole, tahtsid rohkem mahtuvust, ostsid teise akujaama, siis selle puhul on nüüd niimoodi et sa saad põhimõtteliselt põhiseadmele lisada kuni 3 lisaakut. Ehk siis 2 kilovatt-tunnise mahtuvuse puhul saad siis kuni 8 kilovatt-tundi, eks ole, süsteemi teha. Ja mis on nüüd nagu väga suur erinevus teistest tootjatest on see, et Monteki lisaaku on ikkagi oluliselt suurema funktsionaalsusega. Ainus, mida lisaakul sees ei ole võrreldes põhiseadmega, on inverter. Kõik muu on olemas. Laadida saab kõik erinevad laadimisviisid, väikse paneeliga, võrgus, 12 volti, kõik võimalikud siis need USB 12 volti 30 amprit väljundpistik, eks ole, et tal need sisendid väljundid. Seinapistikut vist ainult ei ole. Jah, tal ei ole põhimõtteliselt seda, et sa 220 saaksid kätte, et see on nüüd ainus asi, mida tal siis ei ole, aga see jällegi teeb ta hinna nagu soodsamaks ja mõnes mõttes ütleme teatud nagu stsenaariumite puhul võib-olla sul ei olegi seda 220 vaja, kui sul on näiteks väga palju 12 voldi seadmeid, eks ole, ja sa oledki selline liikuva eluviisiga, tead, kasutad autos ja on sul külmik 12 volti, on sul see ja teine, eks ole, siis sul tegelikult piisabki täiesti nagu eraldiseisvana lisaaku. Sest ma mõtlen, kui võtta kas või selline kontseptsioon aluseks, kuidas mina nagu oma perega või vahel antakse mulle luba üksinda ka kuskil olla. Põhiline, mida ma laen, on siis nii-öelda telefon, aga vajadusel ma saaksin selle lisaaku pealt ju laadida ka oma nii-öelda läpakat. Just, USB-C, see võimsad pesad. Kõik valgustid, mis iganes, mul on pealambid, taskulambid, laternad, ma saan kõik nii-öelda selle lisaaku pealt laetud. Et mul tegelikult otseselt niimoodi, nagu mina metsas olen, mul ei olegi seda nii-öelda seinapistiku valmidust seal vaja. No just. Ma saan hakkama. Et ongi ütlen, et paljudele ta võibki sobida nagu puhtalt nii-öelda eraldiseisvana. Ja peagi nagu põhiakku ja ma ostaki ainult nii-öelda lisaaku, mis tegelikult teeb selle töö sinu jaoks ära ja ongi asi tahe. Ja hind on soodsam. Et siin ongi nagu see vahe, et põhiseade on kallim, eks ole, lisaaku on soodsam, et siis sa nii-öelda saad nii-öelda väiksema raha eest saad põhimõtteliselt sama vajadused kaetud siis kõik.
et jah, et ja noh, ka see ikkagi, et sa päriselt saadki siia panna 3 lisaakut, ühendada need kõik omavahel ära ja see töötab ka siis ühtse süsteemina, et sul nii-öelda läbi põhiseadme näiteks võtad siit 220 volti välja, eks ole, ja kõik see 8 kilovatt-tundi jookseb sul läbi selle põhiseadme nii-öelda siis läbi lisaakude. No video alguses, kui ma siin suures plaanis võtsin nii-öelda seda infot, et kes tahab, võib nüüd video algusse kerida ja vaadata, et siin on täitsa näha see püramiid, mida nii-öelda ehitatud, et jah. Aga et jah, mis ma nüüd ise vaatajale ütlen, on see, et ma nüüd mõnda aega olen kasutanud. Mul on tänagi ta auto peal ja varsti mõne aja pärast, kui ma olen teda rohkem kiusanud, just nimelt ekstreemsemates tingimustes, oludes, nii-öelda veidikene, ma ei hakka ütlema, et väärkohelnud, aga püüdnud nagu mingitele piire kombata, jah, et siis ma hakkan vaikselt nagu tegema ka võib-olla põhjalikumaid ülevaateid. Noh, mina tahan ära katsetada näiteks kindlasti sellist asja, et mul on ka Monteki päiksepaneelid 2 tükki, et kuidas siis näiteks on niisuguse kergelt vihmase ilmaga, kas laeb või, et esimese põlvkonnaga ei olnud probleemi, et teda mul laadis, seda ma veel vihma käest pole nii-öelda katsetanud, aga noh, mõningaid selliseid nii-öelda asju ma tahan katsetada ja kindlasti suvi on kohe-kohe hakkamas, et reisimine hakkab pihta, et eks siis saab näha ka, kuidas ta tolmu armastab mul järelkärgus ja nii edasi. Ja, et ma usun, et ta kindlasti alla ei jää, ütleme oma siis nooremale vennale, et ta ikkagi jah on... Liiga vanemale vennale. No, vanemale, just, jah, noh, selles mõttes ta natuke nõrgemale vennale, et meil on tuul siin. Kisub tormiks ära, aga noh, meil on näed, vaja paneme telgi raskuseks. Jah, põhimõtteliselt küll. Elame üle selle. Jah, kui me need telgi nagu jalgade peale paneme, siis ei lenda see kuhugi. Ega ta tegelikult ju midagi väga hullu ei ole, et ikkagi ühe käe otsast teda selles mõttes jaksab ikkagi kanda, et nüüd ta on kuskil selline 15 kilo, eks ole, kaalub see põhijaam, et täitsa jaksab teda ikkagi nii-öelda tõsta ka sealt sangast ja... Ei, mul isegi naine jõudis. Noh, näed. Jah, aga ega selles mõttes sina tood teda maale ka ju tegelikult, et sa oled ainumüüja, ega keegi... Jah, nii on, et praegu hetkeseisuga siis terves Baltikumis oleme nii-öelda siis maale toojad, et ja noh, on ikka väga tugev usk sellesse nii-öelda siis tootjasse, et siiamaani on ikka väga head tööd teinud ja noh, kindlasti tuleb ka uusi tooteid välja mingi aja jooksul, et aga jah, praegu ütleme, see uus põlvkond on ikka kõva samm edasi juba. Hoida mulle ka meeldib juba need kuud, mis ta praegu minu käes on, et jah, ütleme niimoodi, et ma ei hakka nii-öelda sündmustest ette rüttama, et küll töö käigus ma hoian ka vaatajad kursis, mis ma taga teen ja kuidas teen ja nii edasi, aga mulle taga väga meeldib. Ilmselt ma ta nüüd on see koht, kus ma peab küsima, aga kust seda osta saab? Jaa, no osta saab neid ikka energiakaubamajast, et me siia suurt silti välja praegu ei pannud, aga energiakaubamaja on see koht ja kus siis kõikvõimalikud nii-öelda energialahendused ja sealhulgas siis Montec. Montec on saadaval e-poest, võib osta, võib alati tulla kohale Laki 30 Tallinnas, et meil seal poes ka alati anname nõu ja räägime juurde. No ja kui sa nüüd sealt Laki tänava mingi põhjuse mujale olid, siis ma võtan YouTube'is korraks video maha, monteerin uue aadressi sisse ja laen uuesti üles. No kuna me just tegelikult selle aasta alguses nüüd kolisime sinna Laki tänavale, et siis ma arvan, et 2 aastat vähemalt võib ta seal üleval olla, et seal on meil piisavalt praegu ruumi ja saame seal nii-öelda laos ka neid hoida ikkagi, et eesmärk on see, et meil on ikkagi need kohe laost võtta ja kui huvi on, siis eriti nüüd, kus hooaeg, eks ole, suure mühinaga käima läheb, et inimesed liiguvad ja nii edasi. Väljas liikumine, et praegu on täitsa olemas. Vot, aga see selleks. Aga see asi on ju tegelikult talvel ka kasutatud. Ja, muidugi. Jah, vaat, et kui paljud akujaamad ju on niimoodi öeldakse, et
pigem tubane kasutamine ja soojas, siis sellega nüüd on ju see asi ka, et üsna madalates temperatuurides vajaduse võib teda kasutada. Ja tal on jah see piir viidud, kui nüüd eksi, siis oli vist -20 peale, kus saad teda reaalselt nagu kasutada, et kõik inverter töötab, aku töötab. Ainus mööndus, mis on kõik liitiumakkude puhul, et laadimiseks peab ta ikkagi plusskraadidel olema. Et sellest ei saa üle ega ümber, et seal juba tuleb füüsika nii-öelda ette, et aga kasutada küll jah, et võidki võtta talvel selle kas või õue kaasa ja saad seal midagi. No tüüpiline stsenaarium, et kui sa ei ole oma diiselautol viitsinud õigel ajal eelsoojendust küünlaid vahetada, on ju, ja mõni neist on ära üles ütelnud, siis või aku on vana, et siis nii-öelda paned nii-öelda klemmid aku külge, turgutad, jood toast tassi kohvi, teed võiku ja siis lähed välja ja proovid uuesti käivitada. Jah, et selle jaoks on täitsa olemas kohe selline küll teise tootja oma on see autolaadija, mille saad siit sellesse sigaretisüütaja pistikusse akujaamal panna ja sealt pealt saad ilusti autoakut siis nii-öelda turgutada. Et selle kohta ma teen kunagi hiljem veel video, et näidata kuidas nii-öelda see akujaam aitabki autot turgutada juhul, kui aku pole enam esimeses nooruses. Vaat, kuule, aga aitäh sulle, et oli meeldiv. Jah, minul on meeldiv kasutada seda. Minul on sellest akujaama küll praegu praktikale tuginedes või öelda väga palju uskunud. Jah, et selline tagasiside on väga hea, et ise ka testinud seda ja peab ütlema, et kui sul on nagu mitu last, et ei tohiks nagu ühte teisele eelistada, aga siin ikkagi on keeruline seda mitte teha, et siin teiste tootjatega võrreldes siis Montec ikka on lemmiklaps, et täitsa mõistan, sest ega ma olen ka teiste brändide omasid kasutanud ja ma ei ütle, et need, mida ma kasutanud oleks kuidagi halvad või kehvad või nii edasi. Aga lihtsalt sellel on täpselt minu jaoks olulised eelised. Ta võib maha kukkuda, ta võib tolmu käes olla ja ta võib vihma käes olla. Ja see on see, mis minu jaoks on nagu määr. Kuule, aga veel kord aitäh, ma nüüd lippan kaamera taha, vajutan ühte punast tuppu ja head vaatajad, kui ennem ei kuule ja näe, siis kindlasti raudselt järgmine kord.